Medali teisele küljele piilub ning sekundid, minutid ja meetrid kontrollib üle Delfi spordi podcast. Mis tunne on? Tere kallid Delfi podcasti Mis tunne on kuulajad. Seda spordisuve on suuresti dikteerinud jalgpalli MM USAs, Kanadas ja Mehhikos ja suuresti selle teemaline on ka meie tänane saade ja meie tänane külaline. Eks neid eestlasi, kes seal mängudel on käinud kaugel teisel pool ookeani, on olnud palju, aga võib-olla vähesed või praktiliselt üldse mitte on näinud jalgpallistaare nii lähedalt kui meie fotograaf Joosep Martinson. Tere! Tere! Kes oli siis kõige kuulsam mees, keda sa lähedalt pildistada said? No suurematest staaridest sai ikka enam-vähem kõik tehtud, et ainult Prantsusmaa mängule ma ei sattunud. Portugal, Hispaania, Messi nägin ära ja Luka Modric muidugi, Horvaatia jäi kaamera ette paaril korral, et ütleme nii, et midagi nagu väga igatsema ei jäänud, et võib-olla Prantsusmaad oleks tahtnud ka näha, aga Prantsusmaad nägin ma 8 aastat tagasi Venemaa MM-il, nii et selles mõttes midagi kripeldama otseselt ei jäänud. No ütleme selle ka ära, sa oled siis Getty Image'i fotograaf, endine Päevalehe töötaja, me oleme endised kolleegid. Jah, Jaan Martinson on su isa, võib-olla seda ka juba inimesed teavad. Ja saatejuht on siis Gunnar Leheste täna ja mitmes MM sul siis oli? See oli mul teine MM, et vahepeal Katari jäi vahele, sest seal olid staadionid nii lähestikku, et sinna saadeti poole vähem inimesi kui Venemaale ja nüüd USAsse ka. Kokkuvõttes, kuidas oli? Oli siis äge? Kindlasti oli äge, et kultuuriliselt oli lahe näha USAt, Kanadat ja Mehhikot, et Mehhikosse ei olnudki varem sattunud, et see jalgpallipidu, see vibe, mis seal on, et selle keskel olla on alati äge, et üks asi on töö ja reisimine ja lennujaamad ja oma tehnikaga ringi ukerdamine seal ja päris palju komplikatsioone sellega seosnevalt, aga laias laastus võib muidugi rahule jääda, et on saanud tunnistajaks olla sellel vägeval üritusel. Pikalt sa olid siis? Ma olin 3. juunist kuni 9. juulini, nii et napilt rohkem kui kuu aega. Jah. Ja käisid ringi kõikides riikides? Kõikides riikides, Kanadas olin kõige enam, et Torontos oli alguses baas paar nädalat ja sealt siis lendasime USAsse mängudele ja siis Torontosse tagasi, et esimesed 2-3 nädalat oli Toronto nagu oli keskus meil. Kus suur teie tiim on ja kas sul oli ikka mingi spetsial ülesanded selle lõikes? Tiim jagunes siis niimoodi, et nii-öelda uudisfotograafid, editorial tiim, kes siis pildistasid mänge, laadisid pildid Getty Images'i keskkonda üles ja siis maailma meedia sai sealt neid pilte osta. Teine tiim oli FIFA tiim, kuhu kuulusin mina, ehk läbi Getty Images'i oli meie klient tegelikult FIFA ja me erinesime editorial tiimist selle koha pealt, et me pidime täitma siis FIFA huve mängudel. No näiteks, mis see FIFA huvi on? FIFA huvi on võistkondade saabumine väljakule või nii-öelda bussist välja jalutamine, riietusruumide pildistamine enne, kui võistkond on sinna jõudnud. Lisaks nipet-näpet FIFA enda mingit leedide mingit reklaamasju seal, fair play silt, mis iganes, need olid iga mängu puhul minut aega, kui need sildid seal väljas oli, et siis oli vaja klõps teha. Lisaks FIFA fotograafid olid ainsad, kellel oli ligipääs siis riietusruumidele, väljakule hümnide ajal ja ka peale mängu. Ehk siis me pidime tegema pilte ka tunnelis enne, kui võistkonnad välja tulevad, sinna keegi teine minna ei võinud. Samamoodi siis väljakule jalutamine, hümnid ja siis coin flip
lisaks siis veel see inimene, kes selle palli sealt kohtunikele andis, tavaliselt siis nooremapoolne inimene nii-öelda, et saime väljakul ka siiberdada, küll mitte mängu ajal, aga napilt enne ja napilt pärast, et see oli ka ainult FIFA fotograafide õigus, et need olid ja lisaks siis mängu lõpus man of the match, et need olid nagu need eraldi ülesanded, mida teised siis ei teinud, et need olid FIFA fotograafide ülesanded. Mängu ajal olid sul vabad käed või? Mängu ajal olid vabad käed, aga meie positsioonid olid siis tiimi pinkide ja tunneli poolsel küljel. Et seal keegi teine olla peale Steadicami siis joonekohtuniku ja soojendusmängijate ja võistkondade seal keegi teine olla ei võinud, et ainult FIFA fotograafid. Ja seal me võisime siis üpris vabalt ringi siiberdada, et üritasime muidugi mitte pilti jääda ja võistkonna pingi eest läbi siiberdada. Võis ikkagi mitu korda näha sind telekast. Jah, et üritasime nähtamatud olla, aga nii palju, kui see võimalik on. Et kindlasti võrreldes akrediteeringuga fotograafide puhul oli meil rohkem vabadust, et meil nagu teised mehed pidid LED-boardide taga siis nii-öelda oma koha eest võitlema, et seal ruumi liiga palju ei ole, siis meil oli terve külje ala, nii et seal sai mõnusalt olla. Et. Kuidas mängijad reageerivad enda mängu, kui fotograaf saabub riietusruumi? Riietusruumi enne mängu me läksime siis, kui mängijaid veel ei olnud jõudnud. Jah, et teha just FIFA enda feedi midagi, mida teistel ei ole. Aga peale mängu, kui võistkond oli nõus, siis sai ka peale mängu riietusruumi minna. Üldiselt see info tuli siis kohe, kui lõpuvile oli kõlanud ja kui võistkond võitis, siis oli võimalik nende nii-öelda emotsioone siis minna kaema sinna riietusruumi. Kas need staarid kipuvad fotograafidega rääkima ka või on sellised, tee oma asi ära ja tõmba utusid? Ei, üldiselt kuna FIFA fotograafe on nii vähe, et igal mängul alagrupi mängude puhul 2 ja siis play-offide puhul duubeldati, et läks 4 peale, siis esiteks me oleme profid, me oleme seda kaua aega teinud, me teame, kuidas mitte mängijaid liiga palju häirida, et me väga nina alla neile ei suru ennast. Ja nii nagu meie saame aru, et nemad on tipptegijad ja nemad saavad samamoodi aru, et meie oleme nii-öelda natuke erilisemad kui teised, siis me omavahel saame väga hästi läbi ja mingit probleemi küll ei ole, et pigem ütlen niimoodi, et võib-olla juttu otseselt ei aja, aga me mõlemad saame aru, et me oleme siin kohal ja teeme oma tööd ja üritame seda nii hästi teha kui võimalik ja niisugune väike peanoogutus ja silmside ikka on, jah. Ma olen kuulnud, et Eesti mängijad kipuvad kirjutama fotograafidele ja küsima ka näost näkku, et kuule, saad mulle ka pilte saata. Nad ka küsivad või? Sellist asja päris ei ole, et kõvematel staaridel on tihtipeale oma tiimi fotograafi käest võimalik need pildid saada, aga... nägin sinu fotot, kuradi ülivinge, keegi teine ei saanud niimoodi. Siis ei ole sulle kirjutanud keegi? Ei ole niimoodi otseselt kirjutanud, et neil on minu arust võimalik ka Keti enda lehelt neid pilte saada, et ütleme, et Ronaldo palgaga ei ole probleemi sealt tema siis sotsiaalmeedia inimese poolt siis osta neid pilte ka, et paljud mängijad on minu pilte küll kas minu enda Instagrami kontol share'inud või siis kui FIFA on midagi postitanud või Keti, siis nad on sealt nagu saanud neid, et niimoodi Ronaldo mulle otseselt kirjutanud ei ole. Ronaldo on oma Instagramis sinu pilti kasutanud? On ikka, jah. Aastate jooksul nii mõnigi kord. Sulle tema sissetulekust mingit kopikut ei kuku selle võrra? Minul ei ole kukkunud, jah. Et ütleme nii, et palju polekski vaja, et protsendist täitsa piisaks, jah. Aga kirjelda mõnda oma tavarutiini tööpäeva MM-il. Mis kell sa ärkad, mis kell pead olema staadionil ja mis kell asjad kokku pakid? Lihtsustamiseks ütleme siis nii, et mäng hakkab kell 6, siis me üldiselt jõuame staadionile, ma räägin meie vormis, sest et me olime tiimiga koos nii-öelda
et jõuame staadionile 6 tundi enne mängu, seda siis sellepärast, et 5 tundi enne mängu pannakse teed kinni ümber staadioni ja sinna sisse saamine läheb lihtsalt, võtab liiga kaua aega, et siis on mõistlik nagu varem kohale minna. Alguses midagi rapsima otseselt ei pea, et me oleme nii vara kohal, et me saame seal kohvi teha ja asju lahti pakkida ja vaadata, et kas akud on täis ja kaardid on tühjad. Esimene eesmärk, mis meil oli, kuna meil ainsana oli võimalik nii vara mängule minna, tavameedia sai mängule, kui ma ei eksis, 3 tundi varem, siis me kasutasime seda võimalust kohe ära, et me oleme varem seal ja panime siis oma keti teistele teammateidele, kes siis on uudis, editorial fotograafidele, remote kaamerate nii-öelda kohad puukisime ära, mis tähendab siis, et väiksed statiivid panime värava taha valmis, et seal on siis see reegel, et kes ees see mees. Nii et me aitasime selle koha pealt, see oli esimene asi, mis me tegime. Teine asi, meil on oma internetikaablid siis seal küljejoone juures ja värava taga. Nii et me läksime oma kaameratega ja katsetasime need kaablid läbi. Kõik pildid siis lähevad otse kaamerast editoridele, kes selle võistluse puhul asusid New Yorgis. Ja kui me testpildi saatsime, siis tuli WhatsAppi kohe vastus, et test received ja all good nii-öelda. Katsetasime kõik kaablid läbi. Kui oli mingisugune probleem kaablitega, siis küsisime FIFA tehnikutelt abi. Sealt edasi järgmine asi oligi riietusruumi pildistamine, et see üldiselt juhtus nii, ütleme 4 tundi enne mängu või nii, sel hetkel, kui tiim sai riietusruumi valmis, et mõnikord varem, mõnikord hiljem pidi lihtsalt olema valmis seal. Selle aja jooksul ka, mis me seal enne riietusruumi pildistamist tegime, siis me vaatasime, kas on võimalik väljakust teha mõni lahe shot, et anda mingit contenti siis maailma meediale, kes juba sügeleb nagu mängu järgi. Siis riietusruumid, kus oli siis pildistamine ja filmimine samal ajal, et me pidime siis nii-öelda videomeestega koostööd tegema, et me üksteisele kaadrisse ei satu. Ühes riietusruumis, ütleme, meil 10 minutit aega oli. Enne seda tuli teha research, et kes on mängijad, kes on olulised selles võistkonnas. Mõlemad riietusruumid tehtud, siis üks hetk hakkasid mängijad juba saabuma staadionile. Läksime enne kohale, vaatasime, kus nad, nii-öelda neil on kindel rada, kus nad tulevad, buss jääb seisma, uks läheb lahti, nad kõnnivad siis, et jõuda enda riietusruumi, valisime mingi koha, kus võib-olla taust on kõige huvitavam ja kus valgus on loogiline ja olime selleks siis valmis. Samamoodi, kui olid väiksemad tiimid ja neid mängijaid peast võib-olla liiga hästi ei tea, siis natuke guugeldada ja vaadata, et kui nad bussist tulevad, neil numbreid küljes pole, siis tuleb näod ära tunda. Ehk siis see eeltöö oli vaja teha. Et 6 tundi tundub küll palju, aga kui see on kõik asjad kokku paned, siis tegelikult seda aega nagu kõik kulub ära, ütleme niimoodi, eks ole. Nimed ja ka sinu trükkide pärast? Ei, nimed ei jää trükkida. Meie eesmärk on saada õiged mehed lihtsalt pildile, joosta esimese kaablini ja saata need läbi kaabli siis New Yorki, kus editoride tiim paneb nimed ja editib need pildid ära, et meie eesmärk oli lihtsalt nende töö võimalikult lihtsaks teha. Ehk siis tehniliselt peab pilt olema korrektne, eks ju, värvid peavad olema paigas. Lisaks, kui on mingid väiksemad tiimid, kus võib-olla on raske aru saada, mis mängija kes on, siis me salvestame pildile juurde helifaili, kus me ütleme, kes on pildi peal. Et see läheb siis läbi kaabli koos pildiga New Yorki ja editoridel on palju mugavam siis neid pilte captionida nii-öelda. Nii, bussi tegid ära? Nii, buss on tehtud, siis üldiselt nad mängijad siis teevad pitch inspectioni, kui nad tahavad. Nad ei pea seda tegema, aga see on üldiselt siis nii, et nad jalutavad bussist riietusruumi, panevad oma kompsud sinna maha ja tulevad siis korra läbi tunneli ja vaatavad, kuidas väljak on, et
et võib-olla teevad mõnele sõbrale või perekonnaliikmele sealt kõne ja näitavad staadionit ja niisugune chill vibe, et kellel on kõrvaklapid peas ja et palli nad sinna kaasa ei võta, et üldiselt kas siis pintsakutes või dressides ja tulevad jalutavad seal. Ehk siis seal on võimalik juba üht-teist teha, kui nad tunnelist välja tulevad ja platsil siiberdavad ja siis uuesti riietusruumi tagasi lähevad, et see ei olnud meil kohustuslik pildistada, aga me kasutasime alati seda võimalust, sest et erinevatel staadionidel, eriti siis, kui valgus on hea kuskil ja siis me kasutasime seda võimalust, et saada mingit ägedat materjali mängijatest. Sealt edasi suunduvad mängijad siis riietusruumi tagasi ja tulevad uuesti välja, kui hakkab soendus. Soendus hakkab tund aega enne mängu. Samamoodi, kuna meil on access väljaku siis nii-öelda tunnelisse ja riietusruumidesse sel hetkel me enam minna ei või, aga kogu see teekond riietusruumist väljakule, seal me võime vabalt olla. Nii et me üldiselt, kui see soenduse aeg hakkab lähemale jõudma, siis me lähme sinna tunnelisse ja hakkame ootama siis, millal mängijad soenduseks väljakule tulevad, et samamoodi portreesi või mingit contenti siis saada. Ja siis on soendus edasi, kus on võimalik üht-teist klõbistada, kui on huvi. Siis mängijad lähevad riietusruumi tagasi ja siis hakkab juba nii-öelda match countdown, et kus umbes 10 minutit enne mängu hakkavad mängijad kogunema tunnelisse, võtavad oma, kuidas nüüd seda nimetan, et lapsed, kes neil käe kõrval on, et asuvad nende kõrvale, kohtunikud ees, mängijad järel ja üks hetk neil näidatakse, et nii, let's go. Ja siis nad asuvad väljakule. Meid oli üldiselt 2 selle põhjusega, et ühel fotograafil oli tunneli access nii-öelda ja teine fotograaf oli pitch accessiga. Tunnelist ei jõua väljakule joosta, see oli põhjuse. Ehk siis teine fotograaf jagasime igaks mänguks ära, kes mida teeb. Teine fotograaf siis on Steadicami taga ja Steadicam filmib siis seda, kui staadionile mängijad hakkavad tulema, kohtunikud võtavad palli, teevad oma tiiru, jäävad sinna ümmarguse plakati äärde nii-öelda seisma ja siis tulevad hümnid nii-öelda. Ja väljaku fotograaf siis pidi olema Steadicami taga ja talle mitte nii-öelda jalgu jääma ja lisaks mitte kaadrisse jääma. Et mõned Steadicami mehed olid, ütleme nii, et aktiivsemad kui teised, et näiteks enne, kui mängijad, ütleme nii, et nad juba hakkavad tunnelist välja tulema, aga nad ei ole veel selle mängupallini jõudnud, siis mõned Steadicamid tegid seal tiiru ümber palli, et teha selline huvitav kaader ja kui Steadicami mehe jaoks tiir on üpriski väike, siis olles tema taga fotograafi jaoks see tiir on palju suurem, nii et seal ütleme nii, et võttis täitsa võhmale palava ilmaga. Sealt edasi siis hümnide puhul Steadicam näitab tähtsamaid mängijaid, kõnnib siis nende eest läbi, fotograaf tema taga, nii et ütleme niimoodi, et hümnide ajal oli võimalus olla mängijatest 1,5 meetrit kaugel ja täitsa platsi keskel südames, et see oli võib-olla niisugune kõige ärevam hetk kogu sellest tööst, sest et sa oled ikkagi, kogu maailm vaatab seda mängu ja vahepeal on laiad plaanid ja kindlasti võib olla sind seal näha, et kui komistad ja ninali käid, siis saad meemiks nagu kohe, ütleme nii. Et selle koha pealt võttis alguses võib-olla väikse võbina sisse, aga samas me oleme profid, me teame, mida teeme, meil on see luba seal olla olemas, lisaks me saame nii lähedale mängijatele, et see väike pinge oli nii-öelda mõnus ka, et oli päris mõnus. Aga sind instrueeriti ka, et mis moodi sa pead liikuma hümnide ajal, et mitte kaamerasse jääda või?
No see eesmärk oligi Steadicami nii-öelda vahetusläheduses püsida, et me pidime nii-öelda siis üks silm jälgib seda, et kuhu läheb Steadicam ja teine jälgib seda, et mida siis antud hetkel saaks pildistada. Mingi väike skandaalikene oli ka vist hümni tseremoonia ja Toomas Tucheliga seoses. Tal ei meeldinud, et tal fotograafid ees seisid, nii et ta ei näinud enda mängijaid, kes lausid hümni, et ta oli tekkinud nendega mingit sidet. Jõudis see kuidagi teieni? Ma midagi kuulsin, aga ma nüüd ei ole kindel, kas mis seal täpselt juhtus, et kokkuvõttes FIFA on see, kes need reeglid seab. FIFA on see, kes on meie klient ja FIFA vajas, et me seal oleme, et kui keegi meie kolleegidest võib-olla liiga agaralt seal midagi tegi. Pidas tavafotograafe silmas, kes ette troppi kogunesid võib-olla? Ma arvan, et see Tuchel ju väljakul ei ole hümnide ajal, ta on pingi juures ja seal on siis General Media tema lähedal ja seal võib olla agaraid tüüpe küll, et ütleme niimoodi, et kui mõnele inimesele on see esimene MM ka, siis võib-olla aju nagu jätab paar lööki vahele seal ja võib tekkida olukordi, kus läheb asi inetuks, aga jah, ütleme nii, et meie puhul oli oluline see, et me austaks siis nii-öelda mängijate ja treenerite seda isiklikku tsooni, et ei roniks kuhugile liiga lähedale, prooviks olla nii-öelda viisakad, et ja nii palju, kui ma oma tiimikaaslaste ja bossidega rääkisin, siis meil liiga palju probleemi nagu sellega ei olnud, et respectful oli kõik. Kell 6 on kick-off, siis mis kell sa oma kodinad kokku paned? 6 on kick-off, oleme seal küljejoone juures, kohe kui mäng lõpeb, on ühel fotograafil jällegi pitch access ja teisel on tunneli oma, seega üks fotograaf läheb tunnelisse, teine läheb Steadicamiga uuesti väljakule. Peale seda, kui mängijad on uuesti riietusruumis tagasi, on meie tööpäev enamjaolt tehtud, mõned klõpsud peab kumb veel tegema pressikonverentsist, aga see on ka viimane lisaks veel siis man of the match, mis on vahetult peale mängu. Ja kui need kaks asja on tehtud, siis ongi päev purgis ja saab hakata asju kokku pakkima, et üldiselt pressikonverentsidega võib minna kauem, sest mõned tiimid peavad koosolekuid ja võib-olla vaatavad isegi mingid videosi, ma päris täpselt ei tea, mis nad seal riietusruumis teevad, aga mõningatel peatreeneritel on läinud kauem, ehk siis ütleme umbes tund aega peale mängu on küll siis kõik asjad tehtud ja võib asjad kokku pakkida ja hotelli suunas liikuma hakata, et. Peale lõpuvilet platsile minnes meeldib sulle rohkem pildistada võitjameeskonda või kaotajate pisaraid? Meie eesmärk oli rohkem võitjaid pildistada, aga kuna me pidime Steadicami kõrval olema, siis tihtipeale sõltus sellest, mida üldine feed nagu nõudis, et mis Steadicamile kõrvaklappidesse öeldi, kuhu minna, seal olime ka meie, sest me pidime tema lähedal olema, et mitte mingit segadust tekitada väljakul nii-öelda. Ma küsin vaheküsimuse ka, et FIFA bossi Infantinoga sul ka kokkupuuteid oli? See MM ei olnud, aga Venemaa MM-il ma olin temaga ninapidi koos terve kuu aega, et mul oli temaga üks kentsakas olukord ka. Nimelt enne finaali siis 2018 aastal enne finaalmängu, siis ma läksin tema juurde ja ütlesin talle, et kuule, oli tore kuu aega ja et väga meeldiv experience ja aitäh sulle. Ja siis me rääkisime paar sõna juttu ja siis ta ütles, et kuule, teeme selfie ka. Mille, mina nagu mul sellist plaani ei olnud, aga kuna ta nii mainis, siis ma ei hakanud talle nagu vastu vaidlema ja selle selfie me siis nagu tegime, et see oli niisugune kentsakas olukord, kus Infantino tahtis selfit, et mina teeks temaga nii-öelda. Saatsid talle siis? Ei saatnud, ma ei tea päris täpselt, miks ta seda ütles, aga see pilt on mul olemas ja temaga ma nii-öelda olen lähedasem võib-olla jah, kui mõni teine. Aga võib-olla sa oskad siis selgitada seda ka, et kuidas ta siis nagu
igale mängule jõudis ja vahel mõnel päeval lausa 2 mängule? Nii palju, kui mina aru sain, siis umbes 10. minutil teda alati näidati. Ja siis tõmbas? Ja siis arvatavasti ta tõmbas lennujaama oma eralennukisse ja lendas järgmisse kohta, et see on nagu ainuke variant minu arust, kuidas niimoodi liikuda, et tavainimene tavalennujaamaga ei oleks see võimalik, aga tema puhul oli jah, et kiirelt lennujaama ja tunni aja pärast võib-olla teiseks pooleks kuskil teisel mängul jälle pildis, et kui sa 5-6 tundi varem mängule lähed, saad sa sellest kuidagi fännimelust või sellel väljaku ümber toimuvast ka osa? Ja ikka, et 6 tundi enne kohale minna, siis meil on mingid konkreetsed ülesanded, nagu ma enne mainisin, aga nende ülesannete vahepealsel ajal on meil pool tunnikest siin, pool tunnikest seal, et üks hetk tuleb natuke süüa midagi, teine hetk tuleb oma kola juba väljaku äärde tassida, need väiksed tripodid nii-öelda, mis sinna värava taha siis remote kaamerate jaoks lähevad, et sinna tuleb kaamera otsa panna, settingut paika panna, ülejäänud, kui need asjad tehtud on, siis aega jääb üle ja kui ma ei eksi, siis 3 tundi enne mängu saavad ka fännid sisse. Ehk siis, kui just otseselt vihma ei saja ja niisugune ebameeldiv ei ole, siis me lähme staadionist välja ja proovime siis fännimelu ka jäädvustada need nii palju kui võimalik. Kuidas siis usakad võrreldes venelastega said hakkama MM-i korraldusega, nii palju kui teil oli kokkupuuteid ja teil vaja läks neid? Imelikul kombel enne MM-ile minekut olin ma õnnelik ja kurb samaaegselt, sest ma teadsin, et MM on äge, ma saan actionile hästi lähedal olla, et kindlasti vägev kogemus, aga mis kurvaks või ütleme niimoodi ärevaks tegi, oligi see kogu reisimine ja kogu see logistika pool. Et imelikul kombel ükski kohver ära ei kadunud, ükski lend hiljaks ei jäänud, et kõik logistiliselt, hotellid olid kõik ilusti ette bookitud, mingit probleemi nagu sellega ei olnud. Kas logistika pead sina paika panema või sul on selleks inimesed? FIFA pani meil kogu logistika paika, et meil lihtsalt tuli üks hetk e-mail, et näed, siin on sinu hotellilist ja siin on sinu lennud ja need lisasin siis manuaalselt enda kalendrisse, et näha, kus ma millal olema pean, et sellega ise tegelema ei pidanud ja ega ei olekski olnud võimeline, sest et seal seda siiberdamist oli nii palju, et mis ma tegin 14 mängu kokku pluss mängueelse päeva treeningud mõnikord ja pressikonverentsid, miks me läksime 3. juunil kohale, oli see, et tegime ka 3 tiimist portree pildid, et Keti koostöös FIFA-ga tegi kõik võistkonnad ka stuudios enne materjali siis, et maailma meedia saaks hakata keerutama nagu tolmu üles ajama vaikselt enne, kui võistlus pihta hakkab. Et selle koha pealt oli nii palju siiberdamist, et ise ei oleks kindlasti jõudnud ja osanud seda, võib-olla oleks saanud kuidagi hakkama, aga see oleks võtnud ikka väga palju energiat ja aega, et see töö õnneks tehti meie eest ära. Mingit viperusi siis ei olnud korraldajatega seoses, et kõik sujus laitmatult? Viperusi ei olnud otseselt. Torontos oli, viperused sõltusid sellest, mis staff oli FIFA-l siis erinevatel staadionidel. Et Toronto, kus oli meie, kus me olime veetsime kõige kauem aega, seal meil kõik oli väga lihtne ja loogiline, kanadalased on väga sõbralikud, saavad aru, meie akrediteeringul on kõik numbrid, mis seal saavad olla. Ma ei tea, kas isegi Infantinol on kõik numbrid, sest et miks tal peaks olema need kõik numbrid, aga meil on need kõik olemas. Et kui keegi kuskil küsis, et kuhu lähete ja miks, siis näitad kõiki numbreid lihtsalt, mis sul kaelas ripuvad ja sellega peaks olema see vestlus nagu nii-öelda läbi. Siis ütleme nii, et mõnel staadionil oli ikkagi kentsakaid olukordi turvameestega,
kus neile oli keegi öelnud, et siit läbi ei saa ja nii on, mille peale tekkis küsimus, et aga mis number mul puudu on, eks ole. ja et oli niisuguseid kentsakaid olukordi, aga need lahenesid siis, kui turvamees sai küsida oma bossilt või kellegilt järgi, et mis olukord on, eks ole. Et Miami's oli sellega natuke jamamist, aga kõik lahenes. Atlantas oli võib-olla natuke kentsakaid olukordi, aga üldiselt sujus kõik väga hästi, et ütleme niimoodi, et oli ka erinevaid staadione, mõni oli lihtsam oma logistika koha pealt, et punktist A punkti B oli võimalik kiiremini minna ja mõni staadion oli kõvasti keerulisem, kus pidi selle 6 tunni jooksul, mis enne mängu on, et siis pidi oma rajad nii-öelda selgeks tegema, sest et kui poolajal oli vaja kuhugile minna ja kui sa kuhugi lifti kinni jääd, et siis võib olla kehvasti, et üldiselt need staadion on suured ja võimsad ja seal neid tunneleid ja kanaleid ja teid oli ja korruseid oli nii palju, et siis see käis ka nii-öelda ülesannete hulka, et saada aru, kus sa oled ja kuidas kuhu saada nii-öelda. Milline linn või staadion siis kõige kustumatuma mulje jättis? Ma arvan ikkagi Azteca staadion Mehhikos oli kõige võimsam, et kui ma ei eksi, siis seal staadionil on Maradona oma imelisi liigutusi teinud, et kogu see vibe ja massiivsus ja kodupubliku energia oli seal vägagi tunda, et olgugi, et mäng siis, mida ma seal pildistamas käisin, oli Inglismaa-Mehhiko mäng ja mäng lükati tund aega edasi, sest äikesetorm oli ja seda kõminat oli seal kõvasti kuulda ja vihma sadas ja ütleme nii, et see mäng oli vägev, aga selle pildistumine oli võib-olla üks keerukamaid ka, et kuna see lihtsalt sadas terve aja ja kas on nüüd mäng või ei ole ja lükatakse edasi ja kui nüüd pidi hakkama mäng, siis jälle müristab kuskil, et kas lükatakse veel edasi ja et niisugust jamamist oli palju ja staadionilt siis ei saanud väga hästi ära hiljem, sest et ega Mehhiko fännid jäid sinna ümbrusesse siiberdama ja ega nad väga õnnelikud ei olnud selle tulemusega ka, nii et seal oli siis politseid ja automaatidega olid väljas ja proovisid seal korda luua ja busse ega ühtegi transpordivahendit läbi ei lastud mingitest kohtadest, nii et kui mäng lõppes, ütleme 9 ajal, siis hotelli jõudsin mina umbes 1:30 või 2 öösel, et meil oli paar tundi lihtsalt vahtimist seal, sest bussi läbi ei lastud ja ise läbi nende fännide oma tehnikaga ei julgenud reisida ka, nii et seal staadion oli äge, aga eks ta üks tüütu päev oli seal. Tundsid sa muidu turvaliselt ennast igal pool või oli kuskil niisuguseid kõhedaid kohti ka? Kõhedust nüüd küll ei olnud kuskil, et eriti Toronto, mis oli ikkagi väga turvaline. USA-s samamoodi, meie liikumine oli üpris konkreetne, et lennujaamast hotellist staadionile, tagasi hotelli, tagasi lennujaama, et kui mõni kord oli ka rohkem aega, siis jalutasime niisama linna peal ringi ja vaatasime, mis seal vaadata oli. Lõuna õhtusöök, kui mängu parasjagu ei pidanud pildistama ja et üldiselt mingit sellist negatiivset kogemust küll ei olnud, et kõik oli väga mõnus. Said üldse mõnda mängu niisama ka vaadata või? Kui koha peal staadionil ei saanud, aga telekast küll, et kui enda mäng oli tehtud hommikune, ütleme siis õhtuseid mänge sai kindlasti vaadatud ja niisugused parimad palad oli kindlasti plaan ka vaadata, et kuna nüüd oli 48 tiimi ja neid megamänge nii palju ei olnud, siis mõned mängud jätsime vahele, sest liigset huvi polnud, seda jalgpalli on üks hetk lihtsalt liiga palju. Aga ütleme kõik niisugused suuremad vastasseisud kindlasti vaatasime ära ja kui mõni, ütleme mitte nii suur mäng läks lõpus põnevaks, siis võib-olla seal 80. minutil panid ikkagi kanali peale, et seega ma vaatasin nii palju kui võimalik seda, mis huvi pakkus. Kuidas hinnad on Ameerika maal?
Hinnad on ebareaalsed, kui päris aus olla, et kui mina alustasin oma teekonda siis San Franciscos, sest Austraalia, Paraguay ja Ecuadori koondisest oli vaja portreed teha, siis taksosõit hotelli lennujaamast oli esimesel päeval kohe $250, et kuna need arved lähevad kõik nii-öelda FIFA-le, siis ega meil vahet ei ole, palju asjad maksavad, aga kui seda numbrit näed, siis nii-öelda peab ju puffer olema, et kõigepealt läheb enda rahakotist. See sul peab sul endal olema. Sul peab olema, et see tuleb lõpuks tagasi, aga kui sa ikka päevas paned seal $500 iga päev huugama, siis ega tekib niisugune imelik tunne küll, et vesi maksab $10 ja kui mingit croissanti tahad, siis on 14 ja ütleme niimoodi, et me olime FIFA hotellides, mis ei ole kõige odavamad hotellid, et seal paljudel ei olnud ka hommikusöök sees, et need pidi eraldi nii-öelda juurde maksma ja kui hommikusöök on sul $50–80, eks ole, siis ütleme nii, et lõunal oli enamasti mäng, eks ju, õhtusöök veel niisugune 80–100, võib-olla 120, et ütleme $500 päevas läbi lasta ei olnud nagu mingi probleem seal, et selle koha pealt ikka täitsa ebareaalne. Ma ei saa aru, kuidas tavainimene selles riigis üldse eksisteerib, et no see võib-olla oli natuke kallimates kohtades ka, et tavainimene ostab sellest Walmartist ja ei, seda küll, et nii-öelda mingit burgerit ja kebabi, neid on võimalik normaalse hinnaga saada, aga kui sa ikkagi mingit liha või Caesari salatit või mingit niisugust tervislikumat toitu tahad, et siis tuleb ikkagi jah, niisugune peaaegu $100 arvestada, et milline mäng kõige ägedam oli, mis on eredalt meeles, mille osaliseks said? Mänge oli palju, mis olid lahedad, et ma arvan, üks, mis on kõige meeldejäävam just selle emotsiooni tõttu, mis peale mängu toimus, oli Saksamaa, kes need nüüd, oligi Paraguay lülitas nad välja, eks ole. Et sellel mängul olin kohal ja siis minul oli siis eesmärk kaotajaid pildistada, kuna teine fotograaf oli Steadicamiga võitjate juures, eks ole. Ja see, mis Saksamaa pingi ümber toimus, see oli ikka üsna dramaatiline, ütleme niimoodi, et nii mängijad kui peatreener olid seal ikka nii norus, et vähega ei olnud, et see on nii raske ja emotsionaalne asi, mida näha, et see tõmbab endal ka, see emotsioon ju õhkub nii-öelda, et see negatiivne energia, mis sealt tuleb, see kandub ju inimesele edasi, et eriti kui nii lähedal olla, et see oli kindlasti üks meeldejäävam mäng. On sul oma selle pika fotograafi karjääri jooksul olnud ka hetki, kus sa vaatad, et see olukord on nii kurb, et isegi ei taha nagu pilti teha? Et ma ei hakka praegu segama, ta on nii löödud, nii haavatud. Ütleme niimoodi, meie eesmärk on ikkagi näidata seda kurbust, et ei taha nagu nina alla ennast, et suruda sellistel momentidel, et siis võtame pikema toru ja teeme gramm kaugemalt, et viisakaks jääda. Et mina vaatangi maailma läbi oma kaamera, et seda hetke nüüd, et ma niisama vaatan ja kaamerat vahele ei pane, et seda nagu väga ei ole, et see on üpris automaatne ikkagi. Kui mõni tahaks nüüd selle jutu peale minna ja su pildid üles otsida, siis on mingi koht, kus saabki nagu sinu nime järgi otsida FIFA MM-i pilte? Ma arvan, kes on huviline ja viitsib natukene klõbistada, siis getimages.com ülevalt klõpsata editorial ja panna minu nimi sisse. Seal on filtrid võimalik lisada, et kas uuemad eespool ja parimad eespool ja nii edasi, et kui seal natuke klaverdada, siis leiab asjad üles. Aga ma arvan, kes tahab minu lemmikuid asju näha, siis Instagramis JM Fotos Z-iga lõpust ja F-iga fotos, siis sealt saab kindlasti võib-olla kõige kiirema ülevaate, et mis minu lemmikasjad sealt MM-ilt olid. Aga oligi plaan, et enne veerandfinaale või 8. finaale tuled ära, jah? Selles
et kuna fotograafide hulk on umbes võrdeline mängude või tiimide hulgaga, kes võistlustules on, siis üldiselt see on alati olnud teema, et kohalikud fotograafid jäävad sinna kõige kauem, sest see on lihtsalt finantsiliselt juba kõige loogilisem. Ehk siis mina eurooplastest olin, kes oli üks kauem seal, kõige kauem seal nii-öelda, et paljud eurooplased tulid peale group stage'i juba koju ära, et mina sain mõned mängud veel teha. Üks hetk oli variant jääda ka lõpuni, see oli selline õhkõrn variant, et mult küsiti, et kas sa oleksid nõus jääma lõpuni. Ja ma ütlesin, et muidugi, et miks mitte, aga tagantjärgi ausalt öeldes oli sellest reisimisest ja möllust seal kopp üsnagi ees, et praegu on päris mõnus õlut libistada ja siis mängu kommenteerida nii-öelda diivanilt, et ei kurda, ütleme niimoodi. No aga sul siin ka puhkust ei ole, juba pidid golfi pilistama? Jah, et siin olid siis golfi Euroopakad, tulevad Eesti meistrivõistlused selle nädala lõpus, siis Hotel Planner Tour, mis on ka golf esmakordselt Eestis nii-öelda, et siin läheb action edasi, jah, et arvatavasti puhata saab võib-olla seal septembri-oktoobri kanti, et enne kui iluisukalender käima läheb, et meenuta võib-olla seda ka, et kuidas ja millal sa üldse siit minema lendasid sinna Getty Image'i maailma? Ja kus see võimalus tekkis? No ega see võimalus tuli endal ise tekitada, et minu eesmärk oli lennata nii kõrgelt kui võimalik enda valdkonnas ja Eestis ei olnud see lihtsalt võimalik. Et siis 2010 Vancouveri olümpial ma kontakti sain Getty'ga, nii-öelda jalutasin ise sinna office'isse sisse, ütlesin, et tahaks teha. Lõin esimese kontakti nii-öelda. 2011 sain aru, et niisama see kontakt võib-olla ei toimi, et siin Eestis baseerudes ei ole siin ümbruses toimu midagi, mis neid nii-öelda huvitaks. Seega tekkis mõte Austraalias mõned aastad olla, vaadata, äkki seal saab küüne vahele ja seal see siis lõpuks õnnestus, et esmase lepingu tegin 2010, aga Austraalias läks suurema hooga käima, et see siis ütleme 2013-14, et siis ma freelancerina tegin neile juba 3-4 päeva nädalas. 2015 naasesin Euroopasse ja Londoni office'iga suheldes, siis nad hakkasid mind vaikselt kasutama ja kuna mu töö, siis ma olin igal ajal õigel ajal kohal ja ei kobisenud liiga palju ja töö ju siis meeldis neile, siis see teekond on niimoodi järk-järgult edasi viinud ja arenenud, et nüüd viimastel aastatel on mind lisatud siis major events tiimi, mis tähendab, et olümpiad ja MM-id ja niisugused suuremad võistlused on siis asendatud nende väiksemate asjadega, mida ma varem tegin, et siin on jutt õhus F1-st ja mõningatest asjadest veel, aga eks seda olen nüüd tulevikus näha. Sa oled käinud vähemalt Pariisi olümpial, kus veel olümpiatest? Vancouveri olümpial käisin Pariisis ja siis nüüd selle aasta alguses Milanos olin ka kohal, et ja tundub, et siit edasi vist ükski olümpia enam vahele ei jää, kui ma just ise jalaluud pooleks ei murra enne seda või midagi sarnast, et su spetsialiteedid on ka paigas, on need iluuisk kindlasti, jalgpall, mis veel on sinu alad? Ma arvan, et jah, iluuisku ma olen nii kaua teinud, et ja minu stiil lihtsalt sobib sellega kõige paremini kokku, et seal nii uisutajad, teised fotograafid kui ka Getty ja ISU kõik saavad aru, et I'm the guy nii-öelda. Ütleme niimoodi, et ma ei saakski öelda, et mul võib-olla on liiga palju rohkem mingid special sporte, ma pigem ütleks nii, et mul on special stiil erinevate asjade puhul, et kui
jalgpalli puhul ka näiteks minule enamasti anti tunneli access, sest nad teavad, et minu portreed on need, mida võib-olla teised niimoodi ei jäädvusta ja neile see väga meeldib, et ütleme nii, et minu see võib-olla jah, kunstilisem stiil on see, mille järgi mind soovitakse siis erinevate spordialade puhul, et olen teinud ka DP World Tourile siis golfivõistlusi ja samamoodi creative brief, et mitte lihtsalt mees golfikepiga, aga jah, et portreed ja huvitav valgus ja võib-olla huvitavamad sellised kompositsioonid, et see on minu specialty nii-öelda. Keti fotograafina sa võid ikkagi nagu vabakutselise tööd ka teha? Eesti golfivõistlus kutsub, mingit piirangut ei ole? Jah, selles mõttes ma olen ka Ketile vabakutseline, aga ma olen lepinguline vabakutseline, mis siis kohustab neil mulle mingisuguse hulga tööd andmast ja minul kohustuse mingil hulgal tööd tegemast, aga üldiselt muud elu see nii palju ei sega, et ma pean neid prioritiseerima, aga mingit piiranguid mul muus osas ei ole. Et mingit sellist piirangut, et konkurendile pilti teha? Jah, võt see piirang nagu oleks jah, et kui Reuters tuleb mult küsima midagi, siis neile, ma arvan, ma saaksin teha, aga see oleks ka viimane kord, kui ma Ketilt mingisuguse kõne saan, nii et jah, et see on võib-olla ainuke takistus, jah. Mul meenub, et Austraalias spordiväliselt sai pildistada ka ühte pantvangidraamat Sydneys. Nii oli, jah. Räägi, mis juhtus ja kuidas see sinu kõrvu jõudis, et nüüd tuleb sinna minna? Austraalias ütleme niimoodi, ma alguses olin ma nii-öelda rookie-keti jaoks, et siis saadeti mind suvalistesse kohtadesse nii-öelda, et kui ma nii-öelda praegu on major event tiim, eks ju, mis tähendab suurvõistlused, siis sel hetkel ma olin nii-öelda rookie staatuses, mis tähendab, et mind saadeti ükspuha kuhu teine võib-olla väga ei viitsinud minna, et seal oli väga palju lihtsalt erinevate võistkondade treening-sessioonid, eks ole, mingid pressikonverentsid, tava uudislood, asjad, et samamoodi ka siis selle pantvangidraamaga, et tuli kõne, et kuule, et meil on õhtul shift, et pantvangidraama nii-öelda ja terrorist siis hoiab seal, ma ei tea, 12 inimest kinni, et see oli mingi pangas või? See oli kohvikus, kuhu tüüp läks automaadiga sisse ja teipis aknad kinni ja pani ukse lukku ja kui ma ei eksi, siis Ice'i see lipp läks klaasi peale ja keegi ei teadnud, mis seal sees toimub, eks ole. Ja siis mina läksin sinna oma kolleegi välja vahetama, et me seal ütleme nüüd 50-70 meetri peal olime sellest peauksest seal ja lihtsalt ootasime, et millal see asi siis laheneb, ega keegi ei tea. Ja siis, kui minu kord oli seal valvata nii-öelda, et siis see asi lahenes ja ütleme niimoodi, et ma nii-öelda sõjale lähemal pole kunagi olnud kui sellel hetkel, et seal ikkagi demineerijad ja automaatidega tüübid, et uks lahti, granaat sisse ja automaadiga täisvalangud ja see oli totaalne sõda, et olukord, kui esimesed pantvangid siis kuidagi põgenema sealt said, siis see nii-öelda SWAT tiim otsustas, et asi kisub pingeliseks, et tuleb olukord ära lahendada ja totaalne sõda see oli. Kohe, kui granaadid ja tulistamine oli läbi, siis oli meditsiinipersonal elustas inimesi ja ütleme niimoodi, et päris rõvedad kaadrid olid sealt, et siiamaani, kui ma selle peale mõtlen, siis mul tuleb see püsirohu nagu lõhn tuleb ninna ja niisugune pulss läheb natuke üles, aga jah, sellest on nüüd möödas siis. See oli 2014 detsember. Jah, nii et 12 aastat tagasi. Et seal vist oli ikka ohvrid ka? Seal oli ohvri, nii mõnigi jah, et asi oli päris tõsine, ütleme nii, et. Aga on veel tulnud spordivälist asja nüüd viimastel aastatel teha või saad keskenduda sellele, mis meeldib? Üpriski saan keskenduda sellele, mis meeldib, et Keti puhul ongi see on tore, et nad näevad, esiteks ma saan isiklikul tasandil bossidega väga hästi läbi, et me saame omavahel nagu suhelda, et mis mulle meeldib, mis ei meeldi, et kui mul on huvi, näiteks golfi puhul oligi, et mul oli endal huvi seda teha, ja USA-s on siis golfi
nii-öelda manager keti puhul ja siis ma saatsin talle lihtsalt meili, ütlesin, et oleks huvi teha ja sealt hakkas ka golfi nagu nii-öelda tulema, et uudis asju pole nagu üldse teinud päris ammu, et ikkagi spordipõhiselt, sest seda on piisavalt palju ja mõningaid mingid portree-shoote on ka olnud, et see mulle ka nii-öelda sobib, aga tihti peale ikkagi live action, jah. Näed sa Eestis veel fotograafe, kelle tööd sa oled vaadanud ja mõtled, et ta võib-olla raiskab ennast siin? Võiks ka kõrgemalt lennata? Kindlasti on palju noori tegijaid, et siin isegi Delfis on mõned kutid, kes teevad päris hästi, aga ma arvan, et see on iga ühe enda küsimus, et saab olla, ütleme niimoodi, et ega see töö ei ole lihtne, et mida kõrgemalt sa tahad lennata, seda rohkem sa pead ohverdama, eks ole, et see on iga ühe enda otsus, et kas ta tahab selle sammu teha või mitte, et mina olen nii-öelda, mul näpud sügelesid juba noorest east peale, et mina ei oleks suutnud siin oma elu ära istuda, ütleme niimoodi, et minu jaoks siin muud varianti ei olnud, et nii palju, kui ma keti kolleegidega olen arutanud, siis ausalt öeldes maailma tipptasemel kõik kolleegid, kes mul on, kõikidel on suhteliselt sarnane story nagu minul, et kes elas nüüd 7-ruuduses korteris kuskil New Yorgis paar aastat, et saada üldse nii-öelda varvas ukse vahele ja ütleme niimoodi, et ega see reisimine ja rändamine ja ega see pereelule kaasa ei aita, et see on kindlasti otsus, mis tuleb teha, et see professioon on huvitav, me saame actionile väga lähedal olla, me kogeme väga palju erinevaid huvitavaid asju ja võistlusi ja mänge ja näeme oma ala tippe nii lähedalt, et see kõik on väga äge, aga jah, et see hulk ohverdusi, mis on vaja teha selle eest, et see on nüüd iga ühe enda nagu nii-öelda 6-7, et kumma sa nagu valid, et mõlemat justkui ei saa, et aga on selles pundis ka mingid pereinimesi või? On ikka, aga eks me kõik oleme kerge kiiksuga sellid, et eks need perekonnad seal, ütleme, see vastaspool peab olema ka siis, ütleme niimoodi, midagi nagu väga nõuda ei saa, et me oleme nagu sõdurid, et kui tuleb kutse, et on vaja minna, siis on vaja minna ja kui kõrval on inimene, kes seda ei mõista, siis ega see asi kaua ei kesta, ütleme nii, et me kõik oleme nii-öelda loome inimesed ja öökullid ka tihtipeale ja sellised ütleme niimoodi, et omamoodi kujud kõik, et mäletad võib-olla kõige ootamatumad kutset, kõige eksprompt üritus, kuhu pidid minema maailma teises otsas? Ma arvan, et võib-olla kõige sellisem meeldejäävam võib-olla oligi see keti esimene töö, mis oli Austraalias, et ma sain nendega kokku, ütlesin, et mul oleks ilge huvi teha teile ja nad ütlesid, et okei, tundub, et sa oled laadna kuju ja et sul töö on hea, et me anname sulle märku, kui midagi toimub ja siis umbes nädala pärast hommikul kell 7:30 see kõne tuli ja oli vaja kuhugi pressikonverentsile joosta ja see oli nii-öelda Austraalias esimene töö siis ketile ja ma seal mingeid küsimusi liiga palju esitama ei hakanud, et pakkisin asjad ja tormasin kohale, et sealt ütleme nii, et sai kõik alguse, et see on kõige rohkem meeles. Alati kui tuleb meil suuremate võistluste kohta, et kas või see jalka MM, eks ju, olümpiad, et see on alati selline, et me ega täpselt ju ei tea, millal see meil tuleb, et see tuleb alati üllatusena nii-öelda, et kas ta tuleb seal pool aastat enne võistlust või mõned kuud ainult enne, et iga kord, kui see meil tuleb, on lahe nii-öelda, et jah, siis hakkad juba vaikselt nagu mõtlema selle võistluse rütmi peale, et mis tehnikat vaja on ja mis alasi tegema peab ja hakkad ennast vaikselt kurssi viima. Kaugel sa oma kalendrit nüüd ette tead, mis sul lähikuudel või lähiaastal tulemas on? Hetkel ega väga palju ei tea, sest et
uisuliidu leping ketiga peaks saama pikendatud lähiajal, ehk siis veel selle kohta andmeid pole. Aga arvestades, kui palju ma olen ISU-le asju teinud ja kui palju nad mind vajavad, nii-öelda seda on nad ise öelnud, siis ma liiga palju ei pabista, et need meilid hakkavad ka varsti liikuma. Suuremaid võistlusi esialgu veel planeeritud ei ole, et mingisugused FIFA-le näiteks ma teen iga aasta ühe e-sportsi võistlusi ka, kus poisid siis Playsta peal nii-öelda FIFA-t kütavad, et see on olnud siis Saudi Araabias iga aasta, et selle kohta peaks, e-mail on esimene tulnud, et kas sa saad teha nendel kuupäevadel, et see info peaks nüüd hakkama ka minuni jõudma. Lisaks üht-teist golfi kindlasti, et eelnevad aastad olen käinud Abu Dhabis ja Dubais siis teinud DP World Touri siis nii-öelda viimaseid tähtsamaid evente, et seal ongi 2 finaal-eventi, et sinna eelnevad 2 aastat olen käinud, suure tõenäosusega on seekord ka kuhugi minek. Ja nagu ma ennist mainisin, siis mingisugune F1 jutt käib, lisaks RNA, mis on siis golfi organisatsioon, et sinna ma olen kuhugile listi pandud, selle kohta peaks hakkama varsti mingit uudist tulema. Kokkuvõttes minu viimased suured evendid, Olümpia ja Jalka MM läksid väga hästi, et minu ülemused siis olid tööga väga rahul ja kui niimoodi on, siis üldiselt kaua seda uut e-maili ootama ei pea. Saad sa mingit tagasisidet ka peale võistlusi või? Ütleme niimoodi, et saadetakse mingisugused üldisemad meilid, et seda tööd on seal nii palju, et keegi ükshaaval nagu midagi mainima ei hakka, aga mul on ma saan isiklikult ka hästi läbi keti nii-öelda ülemustega ja meil on nendega nii-öelda kas või WhatsAppis kirjutame vahepeal, et kuidas läheb. Ja niimoodi sellistes vestlustes nad kindlasti mainivad, et kuule, et well played, et hästi panid. Mis sporti ise teed? Erinevaid. Ütleme niimoodi, et nüüd on olnud ikkagi väga tihe kalender, Olümpia, MM otsa ja minu elu moto on see, et kui teed, siis teha täiega. Aga kuna sellise kalendriga ei ole väga võimalik täiega midagi teha, siis ennist ma mängisin golfi päris palju, nüüd ma ei ole peaaegu aasta aega golfi mänginud, sest et ma sinna savi tampima ei viitsi niisama minna, et see vajab ikkagi jätkuvat nagu toksimist, eks ole. Ehk siis üks hetk peaks golfiga uuesti käsile võtma, aga nüüd on siin suve lõpp juba vaikselt, et eks ma nüüd mõtlen, millal see liigutus teha. Golfiga seoses siis hakkasin kunagi ka discgolfi mängima, sellega on logistika on natuke lihtsam lihtsalt, et sõbrad helistavad, et kuule jõu, et läheks teeks väikse tiiru ja kellel sobib, see saab tulla aga diskiga samamoodi, et kui sa ikka mõned kuud mänginud ei ole, siis esimene puu on see, mis selle ketta kinni võtab, et siin on vaja võib-olla platsil natukene tehnika nagu saada loogiliseks ja et enam ütleme 5 pealt putti mööda ei paneks, et on vaja ütleme niisugune nädalake on vaja roostet maha raputada enne kui enda sõpradelt, eriti mõnelt, eks ju, võib-olla nii väga tuimalt kotti saada ei taha, et siis tuleb natukene ennast ikkagi mingile tasemele tagasi tõmmata, enne kui mängima läheb, aga üldiselt vormis hoian ennast stabiilselt, et käin jooksmas ja välijõusaalid on meil igal pool mööda linna laiali, et siis ütleme nüüd 40 minti sörki ja seal 40 minti tõstame mingit raskust ja kodus natuke võib-olla venitust ja üritan nii-öelda keha hoida normaalsena. Tossud on reisikohvris kaasas? Tossud on reisikohvris kaasas alati, jah, et MM-i puhul kahjuks väga palju aega ei olnud, et mõnes hotellis oli see gym olemas ja seal ma ka mõned korrad käisin, aga üldiselt
et kui 6 tundi enne mängu on vaja mängule minna, siis tihtipeale 4 või 6 mängu puhul seal hommikul liiga palju aega ei ole, ja lisaks, et nagu ma ütlesin, et kui teha siis täiega, et niimoodi poolkõvaga nagu jupsida liiga palju ei viitsi, seega niimoodi korra nädalas jõusaalis käia pole ka nagu väga pointi, et seega nüüd on see hullumeelsus siin hakkab vaikselt võib-olla läbi saama ja et saab tagasi reele ka selle koha pealt, et kes siis võidab MM-i? No kes seda teab, ütleme niimoodi, et oleks olnud äge, kui Norra oleks jagu saanud Inglismaast päris teravaks ja asi läks. Ütleme niimoodi, et ega prantslastele mina arvasin keegi vastu ei saa, aga kui ma nüüd nägin viimast Hispaania mängu, ma olin siis Hispaania ja Portugali mängul ka ise kohal, Portugali vastu nad mingit erilist esitust ei teinud, aga viimane mäng, kelle vastu nüüd ei mäletagi niimoodi peast. Hispaanial või? Jaa, et ühesõnaga seal üks hetk läks neil see tiki-taka ja Lamine Yamal oma kiirusega ja seinasöötudega tõmbas seal niimoodi Belgia, jah, et tõmbas niimoodi mängu käima, et nükke tunne nagu vaataks jääokit, et ei näe palligi nii kiirelt, asi käib, et ma arvan, et hispaanlastel on võib-olla ainsana võimalus Prantsusmaale üldse vastu saada. No muidugi mina olen Messi fänn olnud aastast 2006 juba, et Messi Magic võib tähendada seda, et kõik on võimalik, aga üldiselt, kui vaadata Prantsuse mänge siiamaani ja Argentiina mänge, siis Prantsusmaa tundub ikka veenvama mängupildiga, et aga ma ise prantslaste poolt ei ole, et 2018 MM-il ma nende karika tõstmist juba nägin, et aitab neile küll. Inglastega on see häda, et see on võib-olla ainuke võistkond, kelle võitu, mis oli enne prantslaste 98 MM-i võitu, ma üldse mäletan ja seda põhjusel, et nad seda kogu aeg mainivad ja on nii uhked selle üle ja et natukene inglased selle koha pealt on natuke upsakad, et nina on veits liiga pilvedes, et iseenesest mul Inglise tiimi vastu midagi ei ole, aga see riik ja need kolleegid, kes mul sealt on ja et nad on võib-olla jah, natuke tähtsad, et selle koha pealt ma nende poolt võib-olla ka ei ole, kuigi Jude Bellingham on üks lemmikuid, et mul õnnestus temaga teha ka see man of the match shoot nii-öelda ja tema loomus ja olemus on nii aus ja soe, et tema poolt ma olen igatahes, et ühesõnaga kahetised tunded, arvan, et Prantsusmaa võidab, loodan, et Hispaania võidab, ütleme siis nii. Ja teiselt poolt siis jah, et Argentiina äkki saab kõigile vastu, et see oleks muidugi kõige megam, kui Messi suudaks teist korda karikat tõsta, et see diskussioon, et Messi versus Ronaldo on minu arust juba ammu mõttetu juba peale eelmist MM-i, kui ta tõstaks selle karika korra veel, siis sellega oleks üldse jutul lõpp, et võib-olla see oleks ka tore, et ja viimane põhimõtteline küsimus, kas penaltid on õnnemäng või on osavusmäng? Ma arvan, penaltid on nagu golf, et siin võib samamoodi tuua loogika, et kõige tähtsam distants on 2 kõrva vahel penaltite puhul. Et selle koha pealt ta võib-olla ei ole, õnnemäng ta kindlasti ei ole, et ma arvan, see on mentaalne mäng, et see on male, ütleks pigem. Lüüa oskavad kõik, et me võime ka neid penalteid sinna posti kõrvale lükata, et ei ole probleemi, aga kui sul on lööd mööda ja oled mängust väljas ja see pinge ja see kogu energiaga, mis seal staadionil on fännide vahel, et ma arvan, see ei ole õnnemäng, see on mentaalne mäng, et aga super suur tänu sulle, Joosep, stuudiosse tulemast ja soovime sulle siis meeldivaid tööampse tulevikuks. Ja, super, tänud. Ja aitäh kuulamast ja järgmise korrani. Delfi spordi podcast. Mis tunne on?